Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Ma ei hakka küsima, mis ajast Eesti riigi maksupoliitikaga tegeleb Vladimir Putin. No rumalus on rumalus. Aga mul on ka teised küsimused. Valitsuse pressikonverentsil ütles rahandusminister järgmist. Kreml teeb aplausi kõigile, kes valitsust kritiseerivad. Kas ma saan õigesti aru, et valitsuse kriitika on nüüd riigivastane tegevus? Ja mida peaksime sel juhul tegema parlamendi opositsiooniga? Aitäh. Jah, aitäh. Üldiselt kõige mõistlikum on rahandusministri enda käest küsida, mida ta ühe või teise avaldusega mõelnud on. Mina ei ole Jürgen Ligiga nõus, et valitsuse vastane kriitika on midagi halba. Et eriti kui see on konstruktiivne, mitte täiesti suvaline kriitika pärast, et demokraatlikus ühiskonnas on meil reegel selline, et need, kes teostavad võimu, nende üle siis valvavad need, kes on opositsioonis, kui me räägime poliitikutest. Ja see tähendab seda, et see opositsiooni töö selles demokraatia loogikas on ette nähtudki, et pakutakse alternatiivseid lahendusi ja tuuakse välja siis probleeme võimuteostajate tegevuse osas. Nii et minu arvates on tegemist täiesti normaalse ja mõistliku asjaga. Võib-olla Jürgen Ligi siis millegi koha pealt, ma ei tea, ärritus või ma ei tea, ma ei oska seda öelda, et seda tuleb tema enda käest küsida, aga ma ütlen, et tõesti hästi palju seda infomüra on olnud selle riigieelarve osas, et ma tooks kas või selle sama tervishoiu küsimuse, mida siin Riina Sikkut ka just praegu Kert Kingole vastates selgitas. Näiteks küsimusele ju mitte selles, et valitsuses kellelgi oleks suur tahtmine või vähemalt ma saan öelda sotsiaaldemokraatidel oleks suur tahtmine tõsta siis arsti juurde mineku selle visiiditasu hinda. Aga kui sul on valik, et tervishoiusüsteemis on puudu 200 miljonit eurot ja sul on valik, et inimene ei saagi arsti juurde, vahet ei ole, kui palju tal omaosalus oleks, 50 eurot, 0 eurot või midagi nii. Täna on ju küsimus selles, et mis probleemi me lahendame. Number 1, et inimene üldse arsti juurde pääseks. Tervishoiusüsteemist 200 miljonit igal aastal puudu. Me otsime sinna lahendust. Ja siis, kui me saame nagu sellest aru, et see on see põhiküsimus ja nüüd me leiame nagu võimalusi, kuidas seda puudujääki katta ühte, teist ja kolmandat moodi, siis tegelikult me ju anname neile inimestele võimaluse, sest kui tekib olukord, kus kohas arsti juurde pääsevad vähemad inimesed ja ravijärjekorrad suurenevad, siis sellest kaotab keskmine Eesti pere kõige rohkem. Et ükstapuha, kui palju ta visiiditasu on 10 eurot või 20 eurot, kui sa arsti juurde ei saa, pead sa veel rohkem maksma. Et see on see meie pingutus, et sellel keskmisel Eesti perel tegelikult oleks võimalus ja siin eakamate inimeste poole pealt me ju hindu toome alla, et nii nagu just terviseminister ka seletas. Ja võib-olla mõtles Jürgen Ligi seda, et sellised asjad ei paista välja ja ilma nii-öelda sisusse minemata keegi kritiseerib ja äkki ta siis pingutas üle. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd täpsustav küsimus, Aleksandr Tšeplõgin, palun. Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud minister. Rahandusminister ütles, et hindade tõusu taustal on ta sunnitud toidu pealt kokku hoidma ja konserve sööma. Me kõik teame, mis palka minister saab. Kuidas peaksid pensionärid ja miinimumpalka saajad seda sõnumisse suhtuma? Aitäh. Jah, mina tean, et Jürgen Ligi on väga tubli spordimees ja ma teda väga hindan ja tõega müts maha selles, et inimene nii heas füüsilises vormis on, et ma arvan, väga eeskujulik meile kõigile. Ma ei tea, kogu aeg konservide söömine ei pruugi sellele füüsilise vormile hästi mõjuda, aga eks ta teab nagu hästi. Siseministrina ma ütlen, et väga hea, kui inimestel konservid kodus on. Et me teeme päris suuri kampaaniaid, mis puudutab siis 7 päeva varusid, seal hulgas toiduvarud, lisaks sellele, et patareidega või akuga raadio oleks kodus, küünlad, tuletegemise võimalused, veepuhastamisvõimalused, kõik sellised asjad, sularaha, peaks olema ka toit. Ja üks soovitus tõesti Päästeametil on konservid. Et selles mõttes tegemist võib olla ka kriisideks
kriisideks valmistumisega. Aga kui nüüd rääkida sellest olukorrast, mis puudutab Eesti inimesi ja nende toimetulekut, siis teil on täiesti õigus. Päris palju on Eestis neid inimesi, kellel on raskus sellega. Mind ka häirib see, kui keegi ütleb, et saage kuidagi hakkama midagi niimoodi. Et tegelikult on need reaalsed päris Eesti inimeste probleemid ja see on ka põhjus, miks me oleme alati sotsiaaldemokraatide poolt öelnud, et tegelikult ei ole õiglane tõsta makse, mis on käibemaks näiteks, mis neid inimesi rohkem mõjutab, vaid tegelikult tuleks maksustada rikkust. Rikkus koguneb või koondub Eestis teatud osa ühiskonna kätte ja kui keegi ütleb, et see on ebaõiglane, et ma olen nüüd nagu jõukam inimene, teenin rohkem ja mind nagu karistatakse, siis ei. Küsimus ei ole mitte selles karistamises või motivatsioonis, vaid küsimus on selles, et teatud sissetuleku juures, teatud maksukoormuse juures normaalne elu saab otsa. Aga kui me sellele jõukamale osale ühiskonnast makse juurde paneme, tema normaalne elu otsa ei saa. Et tõesti reaalselt käiakse vähem võib-olla baaris, sünnipäevadel tehakse odavamaid kingitusi, reisitakse reisil võib-olla ka vähem selliseid jooke võetakse või mis iganes toredaid tegevusi saab ka teha väiksema raha eest või siis pannakse kuskile, paigutatakse raha välismaale vähem. Et tegelikult on nagu küsimus sellest. Ja selles loogikas me ju oleme ka seda maksumuudatusi kokku leppinud, et ei tulnud 4% käibemaksu tõusu, nagu meil mõni koalitsioonipartner soovis. Et selle asemel tuli võimalus ettevõtetel oma õiglane osa panustada. Et ühiskonnas see tasakaal säiliks ja me jätkuvalt alampalga tõstmine, läbirääkimised, mida tehakse ja mis on ka koalitsioonilepingus kirjas, et alampalga tõstmine liiguks oluliselt suuremate sammudega kui keskmise palga tõus, on väga oluline ja ma arvan, et see tuleb täna ära. See aitab väga paljusid inimesi seal just sissetulekute alumises otsas. Aitäh!